Kõige peamine selline erinevus tuleb imendumise efektiivsusest ja ka muidugi spetsiifilistest tervisemõjudest, et see ongi see kõige põhilisem. Et erinevatel magneesiumi vormidel, näiteks magneesium tsitraat, mis on üks populaarsemaid ja paremini imenduvamaid magneesiumi vorme, on segatud sidrunhappega ja seda kasutatakse sageli seedetrakti probleemide korral, seda on niisugune üldmagneesium, mis sobib enamasti kõigile ja väga väikeste kõrvalnähtude mõjudega ja teda võib ka tarvitada nii hommikul kui ka õhtul. Magneesiumglütsinaat on hästi populaarne, ta on seotud aminohappe glütsiiniga ja see on rahustava toimega vorm. Ja ma olen soovitanud, et magneesiumglütsinaati võiks manustada tarvitada õhtusel perioodil, sest aitab ka rongi pealt hästi maha saada, et ta rahustab maha kogu närvisüsteemi ja ta on kõige vähem, ma ütleks, ka selliste kõrvalmõjudega, et ei tekita kõhulahtisust. Magneesiumoksiid, mida meil siin pakkuda hetkel ei ole, sisaldab suurel hulgal küll elementaarmagneesiumi, aga selle imendumine on suhteliselt madal ja kasutatakse tihti teda maohappe neutraliseerimiseks, ehk et tegelikult on ta hästi omastuv ja apteekides sageli müüdav. Magneesiummallaat on üks minu lemmikvorme, meie Magnesium Pro sisaldab ka malaati, ta sisaldab õunhapet ja aitab toetada energia tootmisse eeskätt just lihastes, et kes teevad rohkem trenni või kellel ongi rahutud jalad või kes teeb füüsilist tööd, siis ma soovitan võib-olla päevaseks ajaks malaadi peale mõelda. Magneesiumlaktaat on piimhappega seotud ja teda peetakse eriti sobivaks neile, kes vajavad näiteks suurtest doosidest magneesiumi manustamist, teatud haigusseisundite puhul võib see tulla teemaks ja kuna ta on maole üsna õrn, ehk et siis võiks laktaati tarvitada. Magneesiumtauraat on tauriiniga seotud, nagu ta nimigi ütleb, ja see on eeskätt soovitatud kõigile neile, kellel on vererõhuteemad, kellel on südameprobleemid, ehk et ta toetab südame-veresoonkonda. Mulle endale meeldib ka magneesium treonaat. Eestis käsimüügina treonaati ei ole lubatud kasutada, aga tema on siis selline vorm, mis mõjub siis otse ajule, kognitiivsele närvisüsteemile ja on ka rahustava toimega.